mees ja naise jaoks ja naine mehe jaoks. Ja see näitab muuhulgas, et abielu on radikaalselt võrdne. Abielus mees ja naine on absoluutselt võrdsed. Ja see on see, mida Biblis näiteks näitab see tuntud pilt, et naine on võetud selle mehe küljeluust. Ja see pani mind mõtlema sellele ilusale seletusele, mida üks suur katoliku teoloog annab selle kohta. Ta seletab, et naine ei ole võetud mehe pealuust, sest ta ei pea nagu valitsema mehe üle. Ta ei ole võetud mehe jalaluust, sest mees ei pea valitsema tema üle, vaid ta on võetud mehe küljeluust, sest nemad peavad koos valitsema loodu üle. Mis on selline ilus seletus. Nii, ja see näitab hulgas seda, et abielus on küll olla see meie, mis ei sõltu enam ainult sellest, et kas sina ja mina me tahame koos olla. See on midagi muud. Muide, ma mõtlesin, et ma olen sageli nagu märganud, et eriti noortel inimestel praegusel ajal, kui raske on otsustada, langetada seda otsust, et tõesti meie abielu. Ja vahel on inimesed, kes on, kuidas selle suhelnud, oma vahel olnud, ükskõik, kas seda nimetatakse kihluseks või mitte, aga kes on niimoodi suhelnud ja päris intensiivselt aastaid. Ja tundub, et ei ole kunagi piisav, et juba otsust langetada. Ma ei taha sellega öelda, et see ei ole kindlasti kerge otsus, et peab olema väga läbi kaalutud ja läbi mõeldud. Aga samas muidugi, kui inimene tõesti arvab, et kogu abielu põhineb eelkõige selles, et ma otsustan midagi, siis on, ma arvan, võimatu otsustada midagi nii ja tahta midagi nii võimsalt, et see juba algusest peale haaraks kõik seda, mida meie saame olla kuni meie elu lõpuni. See tähendab, et muidugi otsus on tähtis, aga eelkõige on tähtis see, et sellega algab uus elukaar, uus elu olukord. Nii, siis tahtsin seda seletada, et on kindlasti see on tõsi märkimisväärne, et mingil määral vähemalt Piibli järgi kogu inimkonna ajalugu on seotud tegelikult abielu küsimusega. Sest kui te vaadate Piiblit, siis Piibel algab mehe ja naise loomisega, üks on teise jaoks loodud ja ta lõpeb. Kuidas ta lõpeb? Ta lõpeb ka pulmaga. Ta lõpeb Jumala talle pulmaga, mis ka piltlikul viisil näitab, kuidas lõplikult Jumal ühineb terve-inimkonnaga ja seda juba igavesti. See jääb igaveseks. See tähendab, et inimkonna saatus, see saatus, mis peab igavesti püsima, on, ütleme niimoodi, et abielu on just võit sellest saatusest. Ja seetõttu näiteks isegi apostel Paulus, kui ta räägib kirikust ja Kristusest, siis kuidas ta võrdleb neid, kuidas ta käsitleb neid. See võrdlus, mida ta kasutab, see on just mees ja naine abielus. Kuidas selle Kristus ja kirik on nagu peigmees ja mõrsi. See armastus, mis meid ühendab, see on tegelikult selline armastus, mis on sarnane selle armastusega, mis ühendab meest ja naist abielus. Nii, ja mida me võime sellest järeldada? Me võime sellest järeldada muuhulgas, ja ma arvan, et praegusel ajal see on ka tähtis, et
et abielu, see ei ole ainult üks mudel teiste seas, milles inimene saab elada. Vahel me kuuleme siin ja seal, et abielus on selline traditsiooniline eluviis või mida me oleme pärinenud võib-olla ja mis pärineb meie esivanematest või kristlusest või ükskõik millest. Ja perekond ka, mis toetub, mille alus on abielu, oleks ka selline traditsiooniline mudel. Aga muidugi traditsioon on traditsioon ja ma ei eita seda, et meil oleks selline traditsioon, et abiellume ja loome perekonda abielu alusel. Aga see, kui me ütleme, et traditsiooniline tähendab seda, et see on tekkinud, ütleme, et see tuleb ajaloos, et teatud konkreetsed ajaloolised tingimused on teinud, et inimesed abielluvad ja teistes tingimustes võib-olla nad ei abielluks üldse või ei looks oma perekonda, siis selles mõttes ei saa kindlasti öelda, et et abielu või perekond on traditsiooniline mudel. Abielu on lihtsalt osa inimese loovusest ja selle tõttu ta on, ma ütleksin, lahutamatu inimese olemisest. Ükskõik kui kaugele meie läheme tagasi minevikku, aga meie ei saa kunagi öelda, et ühel hetkel olime nii kaugele jõudnud, et siis enam ei olnud abielu, vaid abielu on selline institutsioon, mis hiljem tekkis. Muidugi abielu institutsioon on olnud ühel või teisel ajal vahel selgem või vähem selge. Aga iseenesest ta ei ole seotud teatud ajalooga või teatud konkreetse olukorraga. Niisama kui me ütleme, et näiteks inimene on ratsionaalne või inimesel on mõistus, see on meie traditsioon ka. Aga see ei tähenda, et oli kunagi aeg, kus sellist traditsiooni ei olnud. Või siis ei olnud inimesi. Me võime arvata ka, et vahel inimesed ei ole tegelikult ratsionaalsed, nad ei ole nii ratsionaalsed, aga see on juba teine küsimus. Siiski olla ratsionaalne, see on osa meie inimese loomusest. Meie ei saa olla inimene ilma selleta. Isegi kui meil on väga tõsised, ma ei tea, piirangud, aga see on osa meie olemisest. Abielu ja perekond, see on sama asi. Seetõttu piibel on nii perekeskne, ja seetõttu inimkonna saatus on ka nii perekeskne. Sest kui mõelge, et tegelikult kogu piibli skeem on abielu. See on, kuidas selle Jumala ja inimkonna ühinemise või abiellumise lugu. Niimoodi võiks kokku võtta terve piiblit ja see ei oleks selline forsseeritud tõlgendamine, sest nagu ma teile ütlesin, sellega piibel algab ja sellega ta lõpeb. Nii. Aga selge on see, et need kaks saavad üheks. See ei ole siiski selline nii kerge asi. Sest nagu inimene ise abielu on kogenud ja pidevalt peab kogema pattu ja kurjust. Kurjus on üks suur müsteerium, mis on iga inimese elus. Meie räägime patust, meie kristlasest, ja mis on vahe, lihtsalt patt viitab sellele, et tegemist on üleastumisega Jumala seadusest. Inimene, kes ei usu Jumalasse, ta ei nimeta seda patuks, ta nimetab seda lihtsalt kurjuseks. Aga see reaalsus, mis on selle taga, on sama.